meie selle maja elu saab läbi. Nüüd lähme järgmisele saarele Kohkut. Kuskil peab meid takso ootama ja sealt lähme speedboat'i peale. Ja nina on punane nagu jõuluvanad. Takso tuli järgi ja hakkasime sõitma sadama poole. Ja me sõidame mööda neid mägesid, mida mööda me üks päev Siimuga juba sõitsime. Veits põnevusega ootan, mis see tee endas kujutab. Sellepärast, et see takso on selline huvitav roostetav ja teeb vägevaid hääli ja Ferrari. Vaatame. Igatahes peab kõvasti kinni hoidma ja lootma, et pidurid ära ei kao. Igas kurvis oli selline tunne, et kas nüüd lendavad need kohvrid selja taha maha või mitte. See oli ikka paras Ameerika mäed. No. Sööke väike külaka. Jaa, lahe. Wow. Very nice. This is, yeah. Norris Fishing. By the end of the world, I would see the heavens be catching fire. I feel the end is near. I will sit here and I watch. I would dream about the end of the world. I would see the heavens be catching fire. I feel the end is near. I will sit here and I watch. Jõudsime. Receptioni. Väga lahedad majakad siin. Ikka teine või? Siia oli ikka paras sõit. Oli küll, jah. Aga no, mega mõnus tundub see. Igast huvitavate sõidukitega saame siin sõita. Ja paadiga ja Wolfi autoga. Viiakse meid siis oma Villasse ära. Villasse. Kirjade järgi on see villa 91 ruutmeetrit. Ja erabasseiniga või? Väga hea. Hästi pandud. Üks õhtu Eestis panime. Sampa kõrvale. Vaatame, mis siin on. Ilus koht muidu. Väga looduslik. Jõudsime kohale. Kõige kõrgem villa. Merevaade. Mägede vaade. Linnavaade. Kosevaade. Väga nice. No vot. Väga kaunis. Kas te kujutate ette? Me sõidame rolleriga.
siin saarel ei ole tõesti muud varianti. Kui ilus see on. Tundub väga mõnusa vaibiga saar. Nagu üliäge, et me siia tulime. Ma tahtsin seda purskkaevu ka filmida. Siin on üks äge asi. Ma ei ole selle sarnast näinudki. Jõhkralt äge asi. Tegime väikse kange kohvi ja nüüd lähme avastame ringi. Mina. Siin on siuke päris huvitav koht. See hakkab õhtul näitma jätkad. Siuke baar on see. Vana Mercedes. Tehtud baariks. Slow bar. Seal on bänd. Isegi vist trummid on olemas. On jah. Bänd ka mängib siis. Nägeb, kui hotellis on sama masin, mis kodus. Kohe siuke kodune tunne. Jaa, väga jah. Ilus hommik täna. Siin villade keskel. Meil vist koristatakse. Ärme siis lähe praegu. Või noh, võime nüüd ikka. Eile oli suur vihmasadu öösel. Hullult kuulsime vihma. Aga äikest ei olnud vist. Ja nüüd nad siin vallavad. Aga meil on koristaja tahas vist teha segada tema head tööd. Kuidas siis tundub paradiis? Paradiisilik. Nagu mingi palav ja? Mingi tais oleks. Palav. Vesi on läbipaistev. Päike on kuum. Kalad paistavad. Toit on maitsev. Palmid on ilusad. Oi jah. Rahu on. Rahulik on. On ikka imeline eluke siin meil. Meri on seal. Abikaasa on siin. Ikka vägev majakene. Ujud ja oled ja lahe džungel. Kanga džungel. Catching fire, I feel the end is near. I will see the end of Nüüd me oleme nagu õiged turistid ikka rolluga džunglis. Rolluga džunglis. Ka sul on tapet läbi? Jaa. Aga äge saar on see. Ei see otsad. No nii, meie oleme sellised kohvisõbradikud inimesed, et me otsime alati saare pealt kõige parema kohvikoha ja nüüd leidsimegi vist. Mõt ei tea. Me oleme kohvisnoobid. Jah, aga tegelikult siin on telgid, mida saab rentida. Ma ei kujuta ette, no siin on 35 kraadi sooja. Jupe palav seal magada. Aga muidu ülles kant metsas ja loodus ja Väga rahulik. Peaceful.
nii, kuna on nii snoob koht, siis ükshaaval teeb neid cappuccino'si. Ja sina võtsid muidugi selle vahu. Maailma veidraim komme on panna kakaopulbrit kohvi peale. Miks? Cappuccino peale pannakse. Miks? Maitse nüüd ja ütle esimene emotsioon. Esimene emotsioon on siin. See on lihtsalt nagu, sa tunned seda kakao lõhna oma ninast, sa saad nagu kohvi selle peale. No see ei ole loogiline. Nii, aitab, proovi. Mitte snooblikud asjad, lihtsalt väike näpp on näha. Ja nüüd lähme reklaamipausile ja tuleme vastu. Thank you. Nonii. See kakao lõhna mul nina, see rikub ära selle kohvi maitse. Selge, ma panen kinni. Oota. Minut aega juba raisanud oma elu aega. Parem kui meil hotellis. Väga hea. No nii, cappuccino. Maitsku, mis maitseb. Tegelikult on väga hea, mulle väga maitseb. Aga no hind on €50. Eestis on 4,50. Ja üldse, kui hindadest rääkida, siis mulle meeldib, kui on nagu suured numbrid. Et 100 pahti on tegelikult ju mingi, ma ei tea, 3 euri või? 3,70? 2 euri või? 2,7. Aga ma ei tea, mulle nagu meeldib need suured numbrid rohkem kui väiksed. Ja pluss, mul tundub, et meil on mitu korda siin olnud, kus me küsime mingit asja, millel pole hinda. Küsisime näiteks restoranis juustutaldrikut, mida neil menüüs ei olnud, aga me teadsime, et neil on juustu, et nad saavad Ennem seda võtsime šampa, mis maksis 3600. Ja siis mõtlesime, et tahaks juustu ka. Ja mis see maksis? 100 pahta. Ja siis küsisime mingit taksosõitu kuskile, kus nad tavaliselt ei sõida liiga väike maa. Ja siis oli, 100 pahti. Ja üldse, kui nad ei oska nagu hinda öelda, siis nad on 100 pahti. Ja teine asi, mis ma mõtlesin, et me oleme nüüd natukene kallimas hotellis või kohas ja seega nad tahavad ka nagu hindu tõsta. Nagu ilmselt nad võrdlevad ennast teiste tavahindadega ja siis nagu panevad natukene juurde. Näiteks rolleri rent. Koh Changil oli 240 päev, siin on 3 sotti päev. Nad mõtlevad, et 240, okei, paneme natuke juurde 3 sotti, on ju. Aga tegelikult see on ju mingi 1 eur kallim või 2 euri. Et kui sul oleks nagu väiksemad numbrid, nagu eurod või dollarid, siis sa paned näiteks 10 euri sinna otsa ja mõtled, et see on normaalne. Aga siin sa mõtled, et 240, okei, 300. Ja siin on 20 need pahtised, mis on ka siuke, ma ei tea, ma jätan 20 pahti tippi, aga see ei ole see on 50 senti vähem. Ja 50 senti, 55 senti. Et tegelikult peaks jätma 100 pahti tippi või midagi sellist. Et jah, huvitav. Mehhikos olid ka vaata peesod, aga mulle meeldib, kui on siuksed nagu suured numbrid kuidagi paremini millegi pärast. Trip, Stairway to Heaven. Väga nice. Ja kuhu me jõuame siit? Väga tiip. See ongi meie jõusaal. Hea, jah. Siuksesse kohta sattusime nüüd. Seal on mingi väike kaluriküla. Niimoodi ehitatakse. Saad oma elutoast kala püüda, jumal hea ju. Vaatad telekat ja püüad kala. Väga äge. Džungel. Valida niimoodi emale söögi. Midagi või kraabi, kaala, kaarti. Nüüd oleme hoopis huvitavas kohas. Kaala. Kohtas me ülepoolst vaatasime. Kaluriküla. Tulime sööma siia. Kokku nattisime. Ja. Avastasime selle juhuslikult. Väga huvitavalt.
ilusa vaatega. Vii, siuksed toidud. Sashimi jää peal. Väga nice. Vau, see kaste. Väga. Oh my god. Ülihea toit. Aga suppi toodi ka veel. Üli suur. Mis sellest piisanud 2 peale, aga me võtsime 3 asja. Aga miks me võtame tihti peale 3 asja on sellepärast, et proovida neid maitseid. Väga hea. See sashimi on väga hea. Ja noh, see salat. Väga äge. Auk. Sina vaata teed mina. Vaata mäge ikka. That's the way. Ja nüüd võtma põdera tee peale. Ei tea kust. Otse Soome. I would dream about the end of the world. I would see the heavens be catching fire. Juhke kalasaakeli on ühel. Iga nagu 3 värvilisi ja võite, mis sa sorteerid? Saab aru ka. Aga põne. Oh my god. Ja siin on autoga sõidetakse selles, et nii maitseme siis siin kodu lähedal ka maitseid ja siis ma avastasin, et seal üleval on Eesti lipp ja seal on väike Eesti lipp, mis on eraldi pandud ukse avasse, nii et mõni eestlane, kes sa siin oled käinud, ei tea, mis selle koha nimi on, Kohtšang, teeäärne restaurant. Mõni jott ka, vaata seal kõhti sildi peal. I would dream about the end